Väidetavasti, kuigi erinevatel andmetel see number varieerub, on tegu paberilehele, mis on niimoodi pandud kuhugi ahju või mingisugusesse lauale või kusagile kuuma ruumi süttimise temperatuur. Ja Ray Bradbury kirjutas selle raamatu ja valis sellele raamatule sellise vahva moto, pime, kui ma nüüd näitan seda teist ilusat raamatut, Heinrich Heine näitemängust Almanzor. Ja see rida siin näitemängus, mille ütleb Granada moslem Hassan, kõlab niimoodi. Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. Ehk siis, ma ei hakka teda vahepeal inglise keelde tõlkima, aga eesti keeles tähendab see seda, et kus põletatakse raamatuid, seal lõpuks põletatakse ka inimesi. Võtame seda kõike hästi ülekantud tähenduses, aga jätame meelde, et selle seminarisarja fookus saab olema raamatu füüsilisel kehal. Me ei hakka rääkima kirjandusest, me ei hakka rääkima luulest ega lugemisest või kirjanduskriitikast. Kõik inimesed, kes siia tulevad, mingil määral, rohkem või vähem, kuidagi puudutavad teemat, kuidas see raamat, kui oluline ta meile täna on ja kui oluline ta meile tulevikus loodetavasti ikka veel olema saab. Aga nüüd ma tõesti annan jutu järgi Epule. Mina olen raamatukogu hoidja laps. Ma kasvasin üles raamatulõhna sees. Ma tulin siia sisse, ma tundsin kohe seda raamatu laolõhna, sest et meil Karksi raamatukogu Viljandimaal, vanas mõisahoones, nii et ütleme selline õhustik väga sarnane. Ma olen väga valmis rääkima mitte kirjandusest, vaid raamatutest, sest et ma tegelikult füüsilisel kujul armastan raamatuid ka. Minu jaoks ei ole probleem visata ära pool riidekappi igal aastal sorteerides ja minu jaoks on probleem raamatuid ära anda. Ja ma näiteks olen oma maakoju praeguseks ajaks teinud selline suur ait, et sinna sai pandud kõik sellised riiulid vanast plangust, kuhu ma kogusin igasuguseid erinevaid vanu raamatuid. Et kui ma käisin esinemas raamatukogudes, siis ma nagu enne seda ütlesin, et kui teil on mingisugune maha kantud raamatute hunnik, et võite nagu meile ligipääsu võimaldada, et siis me otsime sealt, mida me tahame. Ja nagu, see on tegelikult nüüd natukene juba selle härra Kalju teema, et kas võiks olla raamatukogudes paremini need maha kantud raamatute rahvani andmise süsteemid, sest et nagu väga paljudel raamatukogudel seda süsteemi ei ole. Ja mõnedel on niimoodi, et lihtsalt seal eesukse juures on siis olemas võimalused, et on pandud lihtsalt tasuta raamatuid, et kes tahab, see võtab. Ja tuli mulle just meelde, et üks päev ma rääkisin oma 7-aastase tütrega. Me rääkisime sellest, et kui sul on paber ära kasutatud, siis sa paned selle vana paberisse ja sellest, et see on kõik tegemist on ikkagi puuga ja raamatuga ja siis tema ütles väga huvitava mõtte, et tähendab, et puu ja raamat on seotud. Ja siis tema ütles selle peale, et aga mina arvan, et sellel puul on ikka küll vedanud, kellest raamat saab. Ja mõtlesin, et tegelikult väga hästi öeldud, et see, ja vaata, mõnel puul on kohe eriti vedanud, kellest saab näiteks lemmikraamat, et eriti laste maailmas vaata niimoodi, et näiteks, et iga õhtu loetakse seda puutükki üle siis ja nii edasi. Aga samas, et selle tulemuseni jõuda, tekitame me ka paberijääke. Et see on nagu asjaga paratamatult kaasas käiv nähtus. Ma hakkan nagu otsast võib-olla siis rääkima sellest, mismoodi me toodame pabereid, et siin on raamatuid, et siin on meil tootmisjuht Tiina, kellega me täna hommikul just käisime
linnapiiril Kreifi trükikojas ja seal näeb alati huvitavaid asju, ma polnud seal küll ammu käinud. Tavaliselt käib seal Tiina. Ja ma mõtlen, et mida me seal täna siis nägime. Et noh, võib-olla ma näitan neid hoopis algatusi. Kuidas on, et saada õiget värvi siia kaane peale, tuleb panna masin tööle, hakata proovima, et kas ikka tuleb see värv õige, algul olla selline ja selleks võib-olla, et jõuda selleni, et see raamatu kaas tuleb täpselt selline välja, nagu meil failis on ja pruufi pealt nagu kontrollitakse seda pidevalt. Mõnikord tekib näiteks, kui suur see pakk oli, mis oli, ütleme, nii suur pakk oli seda pappi, mis tegelikult lihtsalt jäi üle. Et see lihtsalt seal seisab seal nurgas seni, kuni vanapaberisse viiakse. Või siis, meie siin käime ja viime oma laste lasteaedadesse nagu lihtsalt mängimiseks, et nad tänuga lõikavad siis midagi välja või meisterdavad midagi. Aga üldiselt, see on siuke varjatud kulu, et ütleme, me räägime sellest, et näed, et raamatud jäävad pärast üle. Aga enne seda, kui see raamat sünnib, tegelikult seda proovipaberit, samamoodi on sisupoolnatega, et sisupoolnaid samamoodi on värviraamatutele eriti, et proovitakse samamoodi seda, just seda õiget värvi siis saada. Enne kui see trükimasin nagu ametlikult tööle läheb, hakkab seda raamatupoolnet trükkima, siis on samamoodi jääb selline päris suur pakk neid, ma ei tea, mis formaat siis on see 60x9. See ei ole pruuf, siis see on nagu... Ei, see ei ole pruuf, see on värvproov lihtsalt. Proov siis jah, et ilma selle kuluta ei saa raamatut. Jah, et ilma selle kuluta, et see oli ka siuke, mis me viimasel ajal, minu jaoks oli huvitav, et kui jah, seal tootmises vahepeal ringi käid, vahepeal käime raamatute trükki vaatamas, et suured hunnikud mingeid pabereid, mis on suht räsitud selle nagu väljanägemisega, et see on ju selge, et need on kõik üle. Ja neid tekib seal iga päev, ütleme, sellistes hunnikutes. Lihtsalt seda nagu ka niimoodi nagu seda proovipaberit ei oskagi öelda siis jah. Et see on ka kõik siukene veel omakorda varjatud paberikulu. Siit on näha, eks ju, et sellepärast, et alguses, kui masin käima läheb, siis tulevad sellised siis on nagu lahja värk, eks ju. Ja mis me teeme nendega? Matilda, mis sa teed sellise asjaga? Matilda on Tiina laps. Joonistada, meisterdada, lõigata. Ja mina saan aru niimoodi, et kes iganes võib trükikotta helistada mingisuguse lastekollektiivi esindajana. Neil on olemas alati lahke meel neid ära anda. Sest et nende jaoks on see, teine variant on see, et need lähevad nagu sinna paberihunti, kus lähevad edasi vanapaberis. Imesuur konteiner, mis on oranži värvi ja nagu täidab enam toa ära ja siis üks auto tuleb seda aega tühjendada. Selles mõttes, et jah, igapäevaselt tekib see päris palju. Ja vaata, nagu siis, kui me räägime sisupaberist, eks ju, sellest, siis sellist nagu tavalist, millest raamatute sisu tehakse, selliseid poognaid jääb üle. Oli seal, nägime ka täna sellised suured, ikka inimestest suuremad hunnikud, mis on juba ära pakitud. Me küsime, mis te nendega edasi teete. Nad on juba lõigatud nagu valmis nendel sellesse suurusesse nagu tavalised joonistusbloki paberid. Mõned on väiksemad, mõned on suuremad, et eks neil on vist, mis formaadid on see või? A3, A4. Aga see ongi nii, et samamoodi koolides. Ma küsin, mille jaoks te need teete, siis koolid, lastekollektiivid, kes tahab, kohe anname. Et nad selles mõttes nad ei müü seda, vaid et lihtsalt, kes oskab küsida, see küsige trükikodadest. Siis näiteks... Jah, et see on nagu... Mõtnike sisud on samasugused. Koogna aluste otsad näiteks, kui aluse pealt järjest läheb masinasse 10 000, 20 000, 50 000 lehte, sinna jääb mõni tuhat lõpus järele, siis seda viimast väikest sutsu ei hakka kunagi keegi enam ei ümber lappama teise aluse peale ega eraldi masinasse panema. Sest ta ei jookse ju, ta peab olema, et nagu millimeetri pealt seal peal, et tegelikult seda ei saa panna nagu niimoodi. Siis tekibki see, et miks on vaja mingit seda masina, et kujunduses mingisuguseid ääri asju juurde panna, et kõik see on jah. Ei riski keegi selle paari, ma ei tea, võtame paari pihupäev paberi pärast. Aga siin on üks näide, kuidas meil üks idee aitas leida taaskasutusvõimalust.
No sellega ei ole hea näide, aga üldiselt on nii, et kui gaasi trükitakse raamatutel, et siis kõik nad ei ole sellises formaadis, nagu ütleme, papid on enamasti sellises formaadis. Ja kui on nagu väiksema raamatu gaas, eks ju, siis ongi nii, et 3 kaantmine pannakse ära ja ülejäänud on nagu kõik valge. Puhas valgepaber. Ja siis kui meil oli vaja postkaardikesi, siis meil need postkaardikesed trükiti selle valge koha peale põhimõtteliselt, et paberile, mis muidu oleks läinud nagu trükikasti. Et selles mõttes me selle mõttega saadame teha, et me ei oleks neid eraldi hakanud kes tahab võtku. Jah. Meil on palju. Ma ei tea, kas me tellisime üldse mingit kas me tellisime mingi numbri ka või me lihtsalt ütlesime? Ei, me ütlesime, et tehke meile ja siis ta ütles, et meil oli tegelikult 150 tükki neid vajas ja te saate kindlasti rohkem, sest ühegi raamatu tiraaž ei ole 150 või selles suhtes, et nad trükivad selle juba jooksma panid, siis läks. Et ta läks ju nagu üks fail läheb trükki ja selle igas selles oli 3 siis või ma ei tea mitu postkaarti, eks, et siis põhimõtteliselt me saime suure hunniku neid tänu sellele. Aga sa tead ka, mis raamatu kaane? Ei tea, ma seda ei tea. Platseerus. Ei, ma ei tea. See on selle raamatu kaane järgi tehtud ja selle, ma ei tea, kas see nüüd on läheb ikka teemasse, ma arvan, et siin on nagu näha see, kuivõrd oluline on värvide mäng. Et nagu minu üks põhimõte, mida ma tunnetan kirjastamisel, on see, kui teha hästi, et kui sa juba selle raamatu teed, et siis sa pead pingutama võimalikult palju niimoodi, et see raamat oleks jääva väärtusega, mitte ei läheks pärast kiirelt minema. No ja sellega siis tulevad jällegi mingisugused muud lisakulud vahel jälle samas, sest et nüüd just kuulsin sellest, kui ma käisin raamatumessil välismaal, et ongi nii, et minnakse elama paariks päevaks trükikotta siis, kui algab suure uue värvi raamatu trükkimine. Et see on nagu suur, ütleme, kommunikatsioon, et saaks kirjastuse esindaja, keegi konkreetne inimene, kellele see on siis delegeeritud, et kes vastutab selle eest, et oleks need originaalid oleks trükimasinast välja tulev vastavuses originaalidega. Ja põhimõtteliselt siin raamatus tegelikult lõpuosa ikkagi vajub natukene ära. Et see siin on, et ikkagi kuigi me tegime nagu välismaal. Me tegime selles mõttes, et proof'e tehti niimoodi, et käidi kodus kunstniku pool monitore kalibreerimas ja mida kõike tegemas, aga lihtsalt see, et siis kui sa proovidki, teed juba selle uue proovi, siis lähebki täpselt see, et sama uus hunnik paberit läheb raisku, uued trükiplaadid ja ütleme, et see on üks see, et head raamatut saada, mõnikord tuleb väga palju kulutada veel seda. Vaat see ongi et kahe otsaga, et kui loobuda printsiibist, et teeme nii hea, kui saab, siis võiks ju nagu vähem proovide peale kuluda. Aga samas ikkagi, mina nagu mõtlen seda, et kui sa lähed nagu veel laiemaks, kogu see tsivilisatsioon meil peaks ikkagi olema pandud kvaliteedi peale püsti, et me teeme kõiki asju võimalikult hästi, et olgu vähem, ütleme samamoodi on ju, ma võrdleks Reet Aus, kes on moekunstnik, kes võitleb rämpsriietuse vastu sellega, et oleks võimalikult kvaliteetsed riided, et kui sa ostad, et siis nad jäävad, et olgu neid vähem. Ja samamoodi ma võtan nagu raamatuid niimoodi, et neid võiks olla tehtud hea mõttega niimoodi, et neid on vaja. Ma loomulikult juba mõtlen, et Tiina oma peas ja ise sa tahad teha võimalikult palju neid raamatuid, aga tegelikult ma tahan teha neid raamatuid, mida mina jõuan raamatu mõtteni. Minu visioon on see, et kuskil Eestis on mingid öökapikesed ja riiulid, kuhu see raamat pannakse ja armastatakse ja ära sealt ei võeta või kui võetakse, siis pannakse pööningule ja jäetakse aastakümneteks lapselastele lugeda. Et ma olen nagu selles mõttes nagu idealist, mille peale mina olen pahane raamatu, üleüldse trükitööstuses on igasugused lühitarbimiseks, näiteks valimisreklaamid ja sellised asjad, kus minu meelest see on kriminaalne, et seda ei ole nagu kellelgi vaja. Et miks on üldse ühiskondlik kokkulepe, et niimoodi võib teha ja inimestel postkastid mingit jama täis trükkida ja kõik see läheb otse.
jah, et no poodide reklaamid tegelikult samamoodi, et see on väga sümpaatne, et sa lubad inimestele selle pööningule panemise variandi annad. Et No, ei minu pea jaoks on igavesti olema öökapil. see on see oma isiklik kogemus, et minu jaoks on need suved vana-vanaema maja pööningul olnud väga raamatulõhnalised ja et nagu aga ometi raamatu kirjastajad on ju elavad tiheda konkurentsi tingimustes, et ühel hetkel asendab sinu raamat seal öökapil kellegi teise raamatuga, sinu rändab raamatuid pööningule tehakse hästi palju, jah. ja siis ometi sa ju tahad, et varsti tuleks sinna jälle üks sinu raamat. Tahaks küll, jah. Noh, see on nagu selline suur probleem kogu kultuuri tarbimisega tegelikult, et või üldse mitte tarbimisega, vaid ka kõike tootmisega. toodetakse üle igas valdkonnas, vorstist kuni raamatutele, ütleme. Et samamoodi kui Prismas käia, et siis vaatad, et issand jumal, et ma näen siin, et on ütleme see suur hunnik neid hakklihasid. Homseks ostetakse ära siit see 10 pakki ja ülejäänud läheb kuskile, ma ei tea, kuhu ta läheb, eks. Nikolai Kadatamm aastal 1940 kultuuriministrina kirjutas alla akti Eesti Vabariigi aegsete raamatute kokkukorjamiseks eelkõige raamatupoodide ladudest, raamatukaupuste ja kirjastuste ladudest. Et kõigepealt ei mindud eraisikute koduraamaturiiulite kallale, vaid 30ndatel oli raamatu müügitsükkel nii pikk, et sa võisid osta mitukümmend aastat tagasi välja antud raamatu ja kirjastajad ja raamatukaupmehed hoidsid neid oma ladudes. Kuidas tänapäeval sellega on? Me oleme liiga lühikese eluga veel, me oleme alles 7-aastased, nii et meil on kõik oma raamatud alles. Ja mina võin öelda seda, et meie ei ole hävitanud mitte ühtegi raamatut, sest et vaat see teine jutu mõte mul oleks ka olnud, et kriminaalne on minu arust ka raamatuid hävitada, juhul kui nendele on tegelikult olemas lugejaskond kusagil. Ja meil, ma ei tea, kas õnnestub niimoodi ära elada, ma loodan, et õnnestub, et see minu ideaal on see, et oleksid sellised ideed, millest saavad raamatud, näiteks Andrei Hvostovi Sillamäe passioon, mis on nagu ideaal nii mõneski mõttes, et ma olen täiesti kindel, et sellest saab selline nagu ajaloole vastupidav raamat, mis võib-olla ei lähegi pööningule, igatahes teda ei ole vaja ka aastakümnete pärast häbeneda. Ja samas ma mõtlen seda, et kui me räägime sellest, et meil on ikkagi vaja oma inimestele palka maksta ja nii edasi, et on tegelikult meil ka ära tasunud, et me ei ole pidanud teda kusagil poole hinnaga müüma. Et ta nagu igal tasandil, minu jaoks on see üks selliseid näidisraamatuid, mille poole pürgida. Aga kusagile te tõmbate ikkagi piiri, mis on veel hind, millega kannatab seda raamatut müüa. Aga kui ei kannata, on teeme hea tegevuseks. Et ütleme, et mulle ei meeldi sellised situatsioonid, nagu et ma lähen kaubamaja osturallile ja seal on need raamatud, millel on 10 senti hinnaks pandud. Ja ma tean tegelikult, et selle raamatutrükk maksis 2 eurot 50 senti, eks ju, ja pluss kõik tööjõukulud ja mis asjad. Aga mina vaatan ka veel autori seisugas, mina identifitseerin rohkem autorina. Ma mäletan hästi, et oli Sulev Luige raamat ja millel oli ka hind mingisugune. Kuidagi see devalveerib seda raamatu üldist nagu väärtust. Minu jaoks on kingitus parem kui nagu päris sentidest müüa. Ma ei tea, et nagu Ei, see oligi see mõte, et see nagu devalveerib, et see, et nad 10 sendiga saadaval on, et ütleme, lugejate jaoks ka devalveerib seda nagu raamatu nagu üldist väärtust või et tundubki, et raamat tõesti peakski midagi maksma, et nii sa saad ükka selle 10 sendiga nagu osta või midagi sellist. Et selles mõttes, et on ka meil raamatuid, mida võiks kohe mõtelda, et oi, et järsku saaks lao tühjaks, et paneks neile mingi hästi odava hinna, aga lihtsalt ei pane. Et ma ei hinda oma raamat, et ikkagi see produkt, mis me oleme teinud, on piisavalt hea, et sellel peaks olema mingi selline inimväärne hind, et ta ei oleks, et ei pane seda 10 sendiga müüki, et pigem tõesti jagame kuidagi ära. Me oleme ikka, iga nädal saame ju mingisuguseid viktoriinid, võistlused, et igale poole me oleme raamatuid andnud, et
no see on nagu õige minu arust, et noh, nagu niimoodi neid tiraažijääke siis nii-öelda, neid raamatuid, mida on nii-öelda üle, sest et tegelikult kirjastamine on see, sa kunagi ei tea, see on nagu õnnemäng, et kus koha peal on see, et sa pead lisatiraaže tegema, nagu näiteks Andrei Fostov on ju, või ka see raamat on ju lisatiraaž hetkel, et sellepärast ta trükikohast tuli. Ja mille puhul on niimoodi, et see nõudlus on väiksem ja tegelikult sul on need raamatud üle. Ja meil on olnud hea, ma ei tea, vaist või ratsionaalne pool või me ei ole hullult suurte ladude otsas istumas. Ja ma olen kuulnud nagu seda, see vist ei olnud nali kahjuks, aga ma olen kuulnud seda juttu, et on ka kirjastusi, kus öeldakse, et kõige odavam variant oleks üks pyromaan, mille lattu saata. Ära põletada lasta. Ma olen kuulnud, et Ameerika Ühendriikides algajatele kirjastajatele või ka autoritele soovitatakse, öeldakse, et ideaal on see, kui su raamat müüakse läbi ja sa saad juurde trükkida. Ja siis, kui ka see lisatiraaž müüakse maha, sa saad jälle juurde trükkida ja lõppkokkuvõttes sa saad kokku suure tiraaži. Aga on üks argument ka suure tiraaži poolt kohe alguses. Et kui näiteks Barnes & Noble tahab teha ühest raamatust hitti, siis tuleb seda raamatut saata igasse Barnes & Noble'isse vähemalt üks kaubaalus. Ja niimoodi peabki see esimene tiraaž olema 50 000, 100 000, et inimesed näeksid, et check this out, siin peab midagi olema, kui neid juba nii palju on. Ja on ka selline variant. Ja Eestis on sama teema. Eestis on sama teema, ainult et muidugi väiksemas mahtudes. Et me samamoodi peame mõne raamatu puhul, et ma nagu juba tunnetan, et nähtavasti see ei müü nii palju, kui hetkel see rahvaraamat tahtis jälle, ütleme 800 tahtis. Või ja siis võib-olla tahab natuke vähem, eks ju. Et nad tahavad seal sellepärast, et kui ta paned selle väljapaneku, eks ju, meil ei ole alused, et meil pannakse 10 raamatut, aga see ongi nii, et sa võid selle 10 raamatut poodi selleks, et saada see 2 peamist ära müüa. Et see on nagu see, ütleme, kuidas see süsteem töötab. Nüüd poed on vahtu täis, ütleme. Ja ülejäänud me saame pärast tagasi lattu ilusti ja kenasti ja siis mõtleme, et mis me nüüd nendega teeme. Et tegelikult ongi nii, et väljapaneku ilusate väljapanekute tegemise jaoks me trükime palju rohkem raamatuid algselt. Ja muidugi läheb mõnedega ikkagi päris õnneks ja trükime ka juurde, aga on raamatuid, jah, mis on puhtalt, ütleme, sellise, ütleme siis väljapaneku jaoks nagu tiraaži natuke suurendatud. Ja nagu sa ütlesid ka alguses, et selle 100 eksemplari lisamine sinna trükki kulu ei tõstnud tegelikult oluliselt. Mis on ka see, et siis tegelikult see ahvatus on hästi suur ja natuke suuremat tiraaži teha. Selles mõttes on ja siin on nagu 2 tasandit, et ongi, et on majanduslik tasand ja on keskkonnatasand, sest et põhimõtteliselt keskkonnatasandil sa juba kulutad ju selle paberi ära, võttes riski, lootes, et seda on vaja. Ja majanduslikult on risk väiksem, et on see pluss-minus 100 või isegi ka pluss-minus 1000 oleneb, mis tiraažidest me räägime, et see trükikulu ei ole nii palju suurem. Jah, paberi ja trükivärvi hind selle toote juures on niivõrd väike, võrreldes kujundaja tööga sellega, et see masin tööle pannakse üldse, masinad seadistatakse, plaatide tegemine, eks ole, värvilahutus, kõik. Nii et paberi peale palju ei mõelda trükiväes. Ei mõelda. Kahjuks nii see on. Aga teie mõtlete, te vähemalt valite oma paberit kuidagi moodi? Meie selles mõttes me oleme sellise siiamaani nagu väga kallite paberite peale trükkinud, aga need on ka tulnud sellistest nagu headest Rootsi tehastest, kes keskkonnahoidlikult neid asju teevad. Aga jah, see on ka üks küsimus. Et tänapäeval on juba tegelikult ka meil on olnud üks põhimõte, et me ise ei trüki sellele klantspaberile, mida on raske nagu taaskasutada. Et seda me oleme proovinud tõesti vältida. Mulle on isiklikult ei meeldi üldse klantspaber, aga jah, et ka põhimõtteliselt teda taaskasutamiseks sisuliselt ei saa kasutada. Kui nõukogude ajal, kui sa näitasid oma laste raamatut, mis peab, eks ole, olema otsast otsani, iga lehekülg peab olema ilus ja kvaliteetne ja värvid peavad olema väga paigas, siis eks oleme ju
meie siin Ellamati alt mäletame nõukogudeaegseid lasteraamatuid, kus pilditrüki kvaliteet lasti üsna alla, aga samas kui taheti väga head kvaliteeti, siis telliti litograafias lisavahelehed, nii-öelda värvitahvlid, kui te mäletate entsüklopeediatest. Et siis on võimalik panna lihtsalt vähem pilte ja need pildid on väga kvaliteetsed, aga sellist tänapäeval kõne alla ei tule. No me ei ole selliseid raamatuid. No mõnes mõttes see põhimõte minu sarjas ju. See on tavatrükis, see on tavatrükis, see ei ole, tähendab selles, et on värvipoogen. Poogen vahel, eks ole. Aga see ei ole nagu... Ta on natuke teise paperiga. Aga see on ikkagi selles nagu selles, tavatrüki. Aga ka see, eks ole, te ilmselt tegitegi selle selleks, et see kogu raamat ei peaks olema selle... Ja kui kogu raamat värvitrükis peaks oleks ju väga suur raiskamine. Mäletate nõukogude ajast näiteks see sama reisiraamatute savi näiteks. Maailmamõnda, eks ole. Kui ta 80-ndatel hakati sinna värvipilte panema, siis täpselt samamoodi üks värvipoogen vahele ja väga tüütu oli seda ühte poognet seal otsida. Raamatu algus ja otsi seda pilti, kogu aeg üks näppu raamatu keskel seal värvipoogne vahel. Aga järjekordne selline... Aga see on keskkonnasõbralikum ja ka rahakotile kasulikum. Värvitrükk on palju kallim, see täisvärvitrükk teha, aga ka põhjusega. Vaat üks huvitav teema, mis mul praegu peast läbi käis, võib-olla oskate midagi ka kaasa arvata, aga põhimõtteliselt on ju selline asi võimalik nagu trükkida kusagil kaugemal, mitte Eestis. Näiteks Hiinas ma mõtlesin. Ja sellest oli mul ka seal raamatumessil põgusalt juttu. Tegelikult ei ole nagu üleüldse keskkonnateemadel väga mustvalgeid vastuseid, et mis on siis must ja mis on valge, mis on õige, mis on halb, sest et tavaliselt trükitakse Hiinas. Meie ei ole seda siiani teinud, aga ma nagu seda süsteemi tean, et tavaliselt trükitakse Hiinas selliseid tõlkeprojekte, mille puhul jäetakse pildid samaks ja vahetatakse ära nagu keeled ehk siis tekstid seal. Ja tegelikult toimub kokkuhoid. Täpsemalt ma ei tea kõiki neid tehnilisi üksikasju, aga põhimõtteliselt toimub seal kokkuhoid selliste asjade pealt, nagu on see sama värvi, nagu see valmis saamine ja vist on ka nii, et trükiplaatidel vahetatakse osad asjad ära ja osad see värviline osa trükitakse ära ja siis pärast sama paber uuesti masinasse trükitakse musta värviga see tekst sinna peale. Ja kust tuleb nüüd see must pool, nagu see paha pool, on see, et see kõik toimub teisel pool planeeti. Ja sealt siis laevad sõidavad laiali. Et ütleme, seda nimetatakse co-print ja co-production. Et näiteks ütleme niimoodi, et seal Hiinas trükitakse sul seal siis mingit eesti keeles, soome keeles, näiteks mingis, ma ei tea, horvaatia keeles, võib-olla vene keeles. Et need on kõik nagu ühiselt kokku kogutud üks projekt, mida trükitakse võib-olla seal samas ühe päeva jooksul, eks ole, ja siis lähevad need pakid teele. Kokkuhoid on tegelikult keskkonna mõttes tekkinud seal trükikojas, aga samal ajal lähevad nad nüüd laevadega siis laiali. Aga öeldakse, et meretransport on kõige ühiku efektiivsem transpordi viis. Võrreldes lennukiga kindlasti. Aga vaata ongi, et kus koha pealt sa seda infot saad. Mõnes mõttes on hea, aga et sellele mina olen suhteliselt ummikusse ennast mõelnud, sest et tegelikult kõigi keskkonnateemadega on nõndamoodi, et sul ei ole adekvaatset infot. Kõik see info, mis tuleb kelleltki, kuulub ju kellelegi, on mingisuguse lobigrupi oma. Ja sageli ei olegi seda infot nagu nii lihtne üldse leida. Et sul ei ole võimalik, et Hiina võtab Exceli tabeli, paneb naks, et nii, et kui me teeme nüüd Hiinas, siis on meil niisugune keskkonnavõlg ja kui me teeme Tartus, siis on niimoodi. Seal on ju teiste maade projektide osad, sest et vaata, kui me näiteks Tartus teeme, me ei arvesta sisse selliseid asju nagu ütleme oma kujundaja arvuti, mis on ka keskkonnavõlg tegelikult näiteks. Et arvutid on üldse omaette teema. Väidetavalt iga Google'i otsing kulutab ju palju energiat.
et see ei ole mitte nii, et kusagil on lihtsalt selline jumalik vastus, mis kusagilt nagu tuleb niimoodi näpuviibutuse peale, vaid tegelikult see on ka kõik masinavärk, mis kulutab, noh, see ei ole paberiga seotud nii otseselt, et see on, noh, ma ei ole seda asja rohkem uurinud, aga ma sonnis ja saadab ära ja tema, noh, ta ongi delegeerinud, toimetaja vastutab tegelikult selle eest, et seal kõik, noh, kõik autori, kõik need asjad saaks korda ja see tähendab ju tohutut guugeldamist ja kontrollimist. Et võiks teha keskkonnasõbralikult, et las olla vead sees. Et noh, see on nali, nii ei saa. Et see ongi nagu see sama asi, et tegelikult kultuuri loomine ei ole väga keskkonnasõbralik akt iseenesest. Et noh, et me otsimegi neid kompromisse, nagu me siin majas ju ka, noh, teete kunsti, kasutades taaskasutust, aga tegelikult te ju ka soosite seda, et tekitataks raamatuid juurde. Jaa, meile väga meeldib, kui inimesed kirjutavad märkmitudest, kuidas ta täis ja tulevad järgmised. Kõik on jah, et kõik oleme nagu mõnes mõttes samas paadis, aga siiski, et on mingid erinevad tasandid, kui palju saab raisata ja kui palju me nagu mõtestame seda, mida me teeme. Aga rääkige siis, kui palju saab raisata, rääkige tiraažidest. No Eestis on niisugused keskkonnasõbralikud väiksed tiraažid. Kunagi Leipzigi trükikoda trükkis ka Hans Heidemann siis trükkis Nõukogude Liidule venekeelseid õpikuid. See siin ei ole õpik käes. See Virmi, see sinine hunnik seal. Ma loodan, et te kõik kirjutasite oma nimed sinna külaliste raamatusse, mis on seal peal. Et see Virmi oli juhuslikult, täna on meil, andeks, et ma su sõnaküla võtsin. Ma oleks pidanud seda algust tegema, kui neid natuke kiidaks. Teate küll sünnipäev täna? Keegi? Lenini, Vladimir Ilitšil on täna sünnipäev. Ja see hunnik, mille peal teil on võimalik pärast oma allkirja anda, on tema kogutud teosed. Ma tahtsin just vaadata, mis on selle tiraaž. Nõukogude ajal nagu teada 190 000 eksemplari. Ei tea, kas oli ainutiraaž või tehti 190 000 64. aastast. Ja Lenini kogutud teosed on välja antud vähemalt 3, 4 või mitte rohkem just. Aga see sinine on kõige uuem ja kõige mastaapsem umbes 200 000 tiraažist. Mina mäletan seda Lenini teost, kui ma olin raamatukogus ema juures ja siis hiljem teismeeas juba jäeti mind sinna üksi ka letti ja ema käis ära ja siis ma hakkasin mõtlema, et terves raamatukogus on üks riiul, mida mitte keegi mitte kunagi ei puutu. Ja mul hakkas sellest nii kahju, ma mäletan, ma võtsin ühe Lenini teose ja üritasin seda lugeda. See oli täpselt seal, ta oli nagu olemas seal ja kuidagi mitte kunagi, mitte keegi, et see nagu ei olnudki riiul, vaid et see oli nagu mingi kokkuleppeline, mingisugune asi seal lihtsalt oli. Et noh, sinna need läksid need 10, 100 000 üle kogu Nõukogude Liidu, keegi neid ei lugenud ju tegelikult. Ma räägin ühe väikese anekdoodi, tõesti sündinud anekdoot siit samast meie majast. Mõni aasta tagasi Grigori Lotman, Grisha, tahtis välja anda oma järgordset luulekogu, tuli meie juurde. Rääkisid siin Lemmituga seda teist, mitmed nädalad käisid ja arutasid asju, lõpuks jõudsid sinna, et paneme tiraaži paika. Paneme tiraaži paika ja Lemmit pakkus välja, no mis me teeme siis, et noh, 200. Kus sa ütled, 200 000, seda on palju võitu. Teisest ajastust. Aga 200 eksemplari Grigori Lotmani luulekogu. Kuidas siis teil on? Meil nii väiksed ei ole olnud. No ütleme nii, et meil on olnud õnn saada ühe populaarse raamatusarja väljenditeks, et selles suhtes meil on sellised Eesti mõistes, mõnedel raamatutel on nagu päris head tiraažid. Et keskmiselt minu sarja raamatul on 2000 on esimene tiraaž ja siis pärast nagu tulevad juurde trükid. Või siis mõnel, mida me kohe teame, et läheb hästi, siis me teeme kohe rohkem. Eile just käisime suppi söömas ja ma küsisin Tiina käest, et Tiina, mis me minu Eesti 3 tiraažiks paneme? Ja ma veel ei tea seda. Tiina sõi suppi ja ütles, et tea, noh. Ja tegelikult tiraaži ennustamine on kõige põnevam asi üleüldse kirjastamise juures ja selline, noh, et see on tegelikult selline
noh, nagu väike Puhtalt ruletimäng, täiesti jah, gambling sest et on tegelikult ei tea, loevad nii paljud erinevad faktorid. Ja tegelikult sa tahaksid teha kohe õige tiraaži, sellepärast, et noh, mõlemas tasandis. Sa majanduslikult hoiad kokku, kui sul on kohe see õige üks trükikojale makstav arve ja rohkem ei tule seda. Ja teiseks ka keskkonna mõttes, et sul ei ole vaja uusi neid trükiplaate teha, neid sammu, eks ju, kõiki proof'e ei ole uuesti vaja teha, et hoiaks kokku. Ja samas, kui sa teed, kui see osutub liiga suureks, see tiraaž, no ma arvan, et see on nagu niivõrd loogiline, sellel võib-olla ei väga pikalt nagu rääkima. Et kui on liiga suur, siis sa müüd teda lõpuks, ma ei tea, 50 sendiga ja oled hädas sellega, et sul on laojäägid, sest et ega laod ka tasuta ei ole, et siis sa maksad ladudesse selle pinna eest. Et ma ei tea, eks ta tuleb mingisugune N1000, no üle 2000 tuleb kindlasti see minu Eesti tiraaž, et 2000 on see tavaline minu sarja nagu see tiraaž, aga kui on juba seal mingi faktor, et kas tal on siis teada, et on kuulus autor või on kuulus maa, või kui on mõlemad kuulsad, et teatud mingisuguse kõhutunde pealt me selle koefitsiendi tekitame, et kas on 3000 või 4000 või et kuidagi niimoodi. Eestis ütleb statistika, et 1500 on praegu keskmine tiraaž, ingliskeelses ruumis 5000 ja Hiinas 10 000. Ütlevad meil vastab ka see, uusimad andmed. Sest et meie ilukirjandus on ka 1000-ga. Aga tuleme siit meie järgmise esineja teema juurde otsapidi, et mis siis, te ütlete, et ei ole oma laost ja ühtegi raamatut ära hävitanud. Ei, hävitanud ei ole konkreetselt, tõesti ei ole. Jah, aga me oleme tõesti, kui küsitakse, ütleme, auhindadeks, annetusteks, me oleme alati lahkelt andnud just neid raamatuid, mida meil rohkem üle on. Et ma arvan, eelmise 2 nädala jooksul me andsime mingile 4 MTÜ-le või sellisele. Et ikka küsitakse ja oleme andnud. Et selles mõttes muidugi niimoodi läheb, ütleme, tõesti, kui sul tuleb palju neid asju, läheb niimoodi raskeks paar raamatuhaaval ära jagada, aga samas vaatame. Igatahes ma loodan, et me hävitame oma asju. Aga omal kodust saadate, kui vanatädi pärandab teile 3000 raamatukogu, kõiki täpselt neid raamatuid, mis teil juba endal olemas on. Mis te teete? No mina hetkel olen ikka see teine äärmus olnud, kes kogus neid vanatädide raamatuid kokku, sest et ma ütlen, see Setumaa Ait on meil täis raamatuid ja isegi sorteerisin ära, mul oli ikka see raamatukoguhoidja geen vist läbi. Aga see ongi nii, et sa võtad nagu üks kordigat raamatut, et selliseid Aitu võiks nagu rohkem olla Eestis, sest seda ei olnud üldse keeruline teha, ma pidin korra ainult kuulutama kusagil sotsiaalmeedias ja mul oli nagu nii palju neid, pluss ma sain raamatukogudest neid otsida. Et see on nagu väga hea koht, aga muidugi mingil hetkel, ma olen ära küll andnud antikvariaatidesse niimoodi ka, oma linnas on mul vähem raamatuid. Kalju varsti räägib neile, kui hukatuslikud tagajärjed võivad olla, avaldades üks artikkel, mis ütleb, et tooge meile raamatuid või paarkümmend. Aga sellest räägib Kalju. Kuidas e-raamatute tulek on Eestis mõjutanud seda kirjastamisturgu ja mujal välismaal ka, et kas see on selline trend, mis aina suureneb ühest küljest tõesti võimaldab vähem pulti maha võtta või on sealgi oma tegelikult keskkonnamõjad väga? Nii palju vähem, ainult. Ma võin öelda, et e-raamatute müük on paberraamatute müügist hetkel Eestis veel, meie kirjastusel väidetavalt me müüme päris palju e-raamatuid võrreldes teiste kirjastustega, 2%. Et selles mõttes Eestisse ei ole e-raamatu revolutsioon veel jõudnud. Et kui käibeid vaadata, et siis jah. Samas ma vaatan, et välismaal elavad eestlased kasutavad päris palju. Just käisin külas kellelgi ja siis ütles, et tahad, ma toon mõned raamatud sulle kindlasti. Ei, mul on e-raamatud. Et eestikeelseid eriti, et ei ole mõtet mulle siia tassida. Et nagu, eks see inimese haaval see arvamus muutub. Ja me just analüüsisime, vaatasime ju Soome kirjastusturgu üks päev, nagu leidsime Soome need tiraažid ja siis sa vaatasid huviga. No seal on ikka palju rohkem e-raamatuid
müüdud, et aga noh, muidugi neil on ka need teised proportsioonid olid suuremad, aga see protsent muidugi oli jah nendel parem kui meil. Mis see Soome protsent oli? Ei, no ma lihtsalt vaatasin, et seal oli niimoodi, et kõige müüdumat e-raamatut oli 10 000 müüdud, meil on umbes mingi 500 oli meie kõige müüdum, meie kirjastus, aga muidugi noh, Varrakul on mingid hästi superhitid, millel on ka tuhandetes vist müügid, aga noh, me ei saa jah nendega võrrelda. Et need on mingid üksikud ikkagi, aga seal oli jah mingid konkreetset nimetust, oli aasta jooksul 10 000 e-raamatust, mõtlesin, et vau, et see on juba, Eesti mõttes on juba selline nagu paberraamatu tiraaž oleks juba täiesti nagu noh. jah, aastas. jah, et see oli ikka täiesti, no ühte nimetust ütleme noh, et minu Ameerika 10 000 e-raamatut, noh, et kujutage ette, et aga seal oli ütleme mingit siis kirjandust. Et see oli jah, selline huvitav võrdlus. Aga muidugi noh, natukene kindlasti, noh, vot ma ei teagi, et kas see nüüd on see, et lihtsalt meil ju noh, üleüldine ju iga aastaga nagu see müük lihtsalt jääb väiksemaks nagu nimetuste, noh, et sa pead rohkem nimetusi tegema, et sama käivet saada, eks ju. Et see on nagu tiraažid see, jah, et noh, tiraaži me saame vähendada ise, aga müük väheneb ennem kahjuks, et see ongi see. Seda tuuakse välja arenenud ühiskonna omapärana, et on võimalik müüa raamatut peaaegu ükskõik mis teemal 100 inimesele. Ja sul on võimalik selle 100 inimese sihtgrupini jõuda, kasutades väga täpselt turundust. Sul on võimalik teha väga väike tiraaž ja see kõik maha müüa. Kunagi see polnud võimalik, kui sa lihtsalt viisid oma raamatu levisse. Aga veel küsimusi? Minul on küsimus raamatu eluea kohta, millal tal see parim enne tavaliselt kukub. Et ma paar nädalat tagasi kuulsin õudusjutte Inglismaalt, kus väidetavalt uued raamatud inimese raamatupoodi, kus neile antakse aega 6-7 nädalat. Ja kui siis nüüd käima ei lähe, et siis need viiakse kas kirjastust tagasi või kui need lähevad hävitamisele. Karm. No see on natuke karm, meil päris nii karm ei ole. Meil, ütleme, noh, ma võin lihtsalt öelda seda, et see müügi kõige intensiivsem aeg muidugi ongi need nädalad, täpselt ongi. Et siis müüakse kõige rohkem raamatut. Et aga ikkagi see, noh, Eesti poodi